Suur tänu kõigile eelnevatele ettekandjatele. Need olid väga huvitavad jutud ja iga jutu peale oleks tahtnud kaasa kajada. Aga ma ei tee seda, ma jään ikka selle juurde, mida ma kavatsesin rääkida. Ja ma palun väga, et juhataja annaks mulle märku, kui minu aega on jäänud veel 5 minutit. Sellepärast, et ma ei tea, kui pikk on see tekst, mis ma ette olen valmistanud, aga ta on sedavõrd erinevatest osadest koosnev, et ma võin selle igal hetkel katkestada ja hüpata lõpu juurde, mis tõepoolest puudutab genealoogiat ja mida ma tõepoolest tahaksin siin täna välja ütelda. Nii et palun, selge märguanne 5 minutit enne seda, kui aeg lõpeb. Ma ei ole ajaloolane, ei ole genealoog. Ma olen elukutselt ja elukutselt lavastaja. Siiski puutub mu töö mitut pidi kokku nii Eesti ajaloo kui eestlaste sugupuudega ja mitte ainult eestlaste. Mu hariduse ja harituse baas on Tartu sotsioloogia laboratoorium, Alma Mater ja Panso kool. Siin majas ma kaitsesin juba hiljem magistrikraadi, mis ka asjasse puutub, sest väitekirjas käsitlesin just peamiselt elulugude lavastamist ja dokumentaalteatrit, mille põhjal hiljem sündis raamat Kui ruumid on täis. Niisiis, aastal 1982 põrkasin ma koos teatrikooli tollase 10. lennuga väga valusalt kokku arusaamisega, et eestlaste elulood olid keelatud. Te tunnete nendest inimestest tõenäoliselt Anu Lampi, Laine Mägi, Viire Valdmaad, Andrus Vaarikut, Jaan Rekkorit ja nii edasi. Varsti pärast seda tulin ma ära teatrist, mille uut uhket maja me eile avasime. Ja hakkasin oma kaaslastega Pirgu arenduskeskuses koguma eestlaste elulugusid. Neist inimestest tunnete te tõenäoliselt Katrin Saukast, Maria Avdjuškot, Jaak ja Mart Johansoni, Marko Matvere. Inimesed, kellega me tollal rääkisime, olid ärateelised ja aeg ühiskonnas oli ka sealmaal, et nad julgesid ja tahtsid rääkida. Minult on tihti küsitud, et kuidas me inimesed rääkima saame. Aga see ei ole keeruline. Inimesed tahavad rääkida, kui nad usuvad, et me tunneme tõesti huvi nende vastu ja ei kavatse räägitud kuidagi nende vastu selja taga ära kasutada. Võõrastele oma loo rääkimine on mõnikord rohkem pärandamine, sellepärast et lähisugulastele kõike rääkida ei saa. Varsti lõime koos Kirjandusmuuseumiga Eesti elulugude seltsi ja selts on aastate jooksul 10 elulugude raamatuid välja andnud, nagu te kindlasti teate, tohutu varandus. Näitemängud, mis tollal kogutu põhjal loodud said ja lavale toodud, olid aruanne, Ella Kaljase päeviku ja laulikute järgi tema olemisest Eestis, Siberis ja tagasi Eestis. Sügis 1944 põgenejate teekonnad ja Moero hukkumise lugu, allikaks audiointervjuud ja jäljed kirjanduses ajakirjanduses. Küüdipoisid, 49. aasta küüditamise manukatest, audiointervjuud ja tähelepanu väärne on see, et nii mõnestki, kel 44. aastal põgenemine ei õnnestunud, tehti 49. küüdipoiss. Save Our Souls, 87. aastal mõrva eest Eesti vanglates kinnipeetavate lood, audio- ja videointervjuude baasil. Missionärid, Eesti mehed Vene vägede koosseisus Afganistanis, audiointervjuud. Need tekstid ja muudki on nimetatud raamatus ära toodud. Aga peale selle, Viini festivali jaoks tegime aastal 2004 lavastuse Lastekodu number 6 Viinist Moskvani.
Nimelt möödus seal 70 aastat 3-päevasest revolutsioonist, mille järel sotsiaaldemokraatide lapsed viidi Moskva lastekodudesse. Nendel oli seal ingellik elu, kuni Nõukogude Liit ja Saksamaa uuesti käed lõid ja siis oli pidu otsas. Mitmed nendest võitlesid Vene väes, mitmed jäid päriselt Venemaale. Kõiki me ei leidnud, intervjueerisime inimesi Austrias, Šveitsis ja Venemaal. Sel perioodil ei pööranud me erilist tähelepanu päritolu lugudele, kuigi olin nendega juba tegelema hakanud. Ja nimelt, eelmise sajandi lõpust vene kodukeelega lastega. See oli integratsiooniprojekt, mis sai nimeks Kes ma olen. Töötasime tollase Viljandi kultuurikolledži huvijuhtidega Ida-Virumaal 60 lapsega erinevatest linnadest. Tahtsime teada, kuidas need inimesed on Eestisse sattunud ja palusime lastel küsitleda oma vanemaid ja vanavanemaid, nende teekonna, rahvuste, usutunnistuste kohta. Selgus, et 1/3 määratles end 3. põlve venelastena, 1/3 oli erinevate Nõukogude Liidu vabariikide rahvuste segud, kes on ühinenud vene keele baasil. 1/3 eestlaste seas oli ka eestlane. Esitlusel oli laval suur Nõukogude Liidu kaart ja lapsed näitasid laserpulkadega, kuidas nende eellased liiguvad erinevatest liidu vabariikidest, kas pealinnade või Siberi suunas, siis nad kuskil kohtuvad, liiguvad veel kuhugi edasi ja lõpuks suunduvad ikka siia meile Eestisse. Muidugi me õpetasime selle käigus eesti keelt ja mitmeid ühistegevusi. Sealt edasi tegime seda projekti veel lastega, veel mitmes Ida-Virumaa linnas eraldi, ka Paldiskis, Maardus ja Viljandis. Meid Tallinnas ka vist. Meid finantseerisid Põhjamaad ja kohalikud omavalitsused, integratsiooni sihtasutus sellisest vormist ei huvitunud. Mina pean seda väga oluliseks. Lisaks muule kinnitab see sidemeid laste vanemate ja vanavanemate vahel, sest enamasti selliseid teemasid ei käsitleta. Rohkem kui lapsed tollal hakkasid nende vanemad ja vanavanemad mõtlema sellele, kes nad on ja kust nad on tulnud. Kui me pidime oma tegevuse tähendust sõnastama, sündis selline tekst. On tavasid, millest peetakse kinni igal pool maailmas aegade algusest saati. Rahvas istub tule ääres ja äkki saabub ootamatu võõras. Mismoodi käitutakse? Tulija ja alati just nimelt tulija tervitab esimesena ja ütleb midagi enese kohta, kes ta on, kust ta tuleb ja miks ta lõkke juurde astus. Enese esitlus võib olla tõene, võib olla ilmselge vale, ent alati sõnastatud. Alles seejärel kõnelevad tule ümber istujad, pakkudes istet, jagades leivakääru. Haru harva aetakse ta minema. Vaikivat tulnukat ei tohtinud vanadel ebakindlatel aegadel enda sekka lasta. Polnud mingit põhjust arvata, et tal pole kurja kavatsusi. Integratsiooniprojekt Kes ma olen taastab tavaõiguse iseend oma sõnadega tutvustada ja sagedasti taas avastada oma juured. Järele mõtelda, kes nad siis ikkagi on, kui erinevad nendest või sarnased nendega, kelle keskele nad on saatuse tahtel või oma vanemate valikul sattunud. Ja kohe, kui olid sündinud esimesed esitlused vene lastega, hakati rääkima sellest, et meil endilgi oleks vaja sellist esitlust ja sellist juurteuuringut. Ja niimoodi on see ka läinud. Mina kinnitan kõigile, kes vähegi viitsivad kuulata, et mina ei alga mu sünnihetkest. Selleks on eellased 1000 aastaid pidanud elu hoidma, et mina saaksin olla. Ükskõik, kas need vahepealsed põlved on sündinud armastusest või vihkamisest, on neid hoitud või alandatud. Kui saaksin, võtaksin endasse kõik need olnud, et seda ei saa, siis lihtsalt nii kauged vanemad, keda olen suutnud jälgida. Mu emapoolne suguvõsa käib koos juba 60-ndatest mööda maailma laiali paiskunud isapoolse, olen mõnes mõttes ise kokku juhatanud
vähemalt oma sõprade abiga leidnud nende algtalu. Aga minu lugu ei ole praegu teemaks. Sajandi alguses saatis Edgar Savisaar maksumaksja raha eest Moskvasse Oleg Tabakovi juurde näitlemist õppima peotäie vene noori, kellest üks ainus eesti keelt valdas, et saada täiendust Vene teatrile. See oli rumal mõte, aga minult ei küsitud. Rumal sellepärast, et mujal õppinud ei sulandu kuigi hästi siinsesse teatrikogukonda. Meil on omad teatrikoolid ja meil saaks õppida ka eesti keelt, mida Savisaar sajandi alguses nähtavasti vajalikuks ei pidanud. Tabakov ise neid muidugi ei õpetanud, aga õpetajad olid neile head. Nad lõpetasid 2006 ja sel aastal poseeris Savisaar oma propagandateadmikel dirigendina, ma ei mäleta millise kollektiivi ees, ja lavastajana, just nimelt nende Moskvas õppinud poiste tüdrukutega, kellega meie koos Toomas Lõhmustega tegime diplomilavastuse Täna õhtul me ei mängi, mis on sisuliselt Kes ma olen projekt. Lõpetajatel oli kohustus töötada Vene teatris, ma ei mäleta, kas 2 või 3 aastat, ja kui nad seda kohustust ei täida, siis maksta mingi raha, mille suurust ma ei mäleta. Päris suur summa ikkagi oli. Pooled ei tulnud tagasi Eestisse ja ei maksnud ka midagi. Selles diplomilavastuses uurisime teadlikult nende päritolu lugusid ja nemad haritud inimestena nakatusid ka. Üks poistest sai sugulaste abil Moskva arhiividest tuhnides teada, et vähemalt üks tema esiisadest oli Burlak, kes pargaseid Volgal vastuvoolu vedas. Seega siis vang 17. 18. sajandil. Teine jälle oli pärit Volga sakslastest, kes Kasahstani küüditati. Teise, tähendab, sealt küüditamisest pääsenud teise maailmasõtta mobiliseerituna ja nõnda edasi. Äärmiselt põnevad lood. Noored näitlejad said teada, kes nad on ja kes nad olla tahavad, ja see on loomulik, et nad jäid Venemaale, sest sealt olid nad pärit. Kahjuks ma tean, mis on nendest saanud. Ma pean küsima siinsetelt, ehk nemad teavad. Arvestades seda, et järgmisel aastal on nende lõpetamisest 20 aastat, oleks võib-olla huvitav uurida, millised nende saatused on. Nendega oleme me muidugi kontaktsest, kes siia jäid, ja nüüd nad oskavad muidugi kõik eesti keelt ja mõned juba väga hästi. Minule annavad aastakümnete kaupa kogutud päritolude lood mõtlemisainet. Täna on avalik teave see, et sõtta saatmiseks vabastatakse Venemaal vange. Aga minu jaoks oli tõeline avastus, kui ma taipasin, et nende noorte meeste ainus vabaks pääs, kes olid küüditatud, oli see, et nad saadeti teise maailmasõtta. Ja niimoodi sündisid need patrioodid. Afganistani missionäride kogemusest ma tean, et kui kaaslane su kõrval langeb, siis see, kes teda tulistas, on su vaenlane ja ma tapan, et mitte saada ise tapetud. Seepärast ma püüan aru saada, kes on need inimesed, keda 9. mail mälestada tahetakse. Milline on nende sõjateekond, kust see algas, kus see lõppes, ja enam-vähem on selge, et mälestajad seda ei tea või ei taha teada. Suures osas on see lihtsalt pantvangi sündroom. Kui seda mõistetaks, oleks meil palju lihtsam siinse vene kogukonnaga suhelda, arvan mina. Ma tegin Kes ma olen projekti sajandi alguses Viinis Euroopa noorte lavastajatega. Ma tean, et meil siin Eestis ei ole omavahel selgeks räägitud teine maailmasõda ja Vene okupatsioon. Õnneks oskame juba oma lugusid kõrvutada. Ka sellest hetk hiljem. Ma ei mõtelnud sellele, et ka erinevates Euroopa riikides kannab 3. põlvkond ikka veel vihasädemeid, sest jutud on rääkimata. On see nende probleem või show,
Sellest ma aru ei saanud, liiga ootamatu avastus. Nimelt oli seal tüdruk Saksamaalt, kelle vanaisa sõdis Saksa armees ja istus selle eest vangis ja Hollandi poiss, kelle vanaisa selle sõja käigus tapeti. Saksa tüdruk jutustas, et kui vanaisa vangist pääses, tuli ta koju, aga ei julgenud end näidata, puges kapi taha peitu, kuni ta avastati. Ja vandus jumala keeli, et ka Tõnnis ei tapnud Poola ohvitsere sakslased. Nüüd me teame seda kõike, eks. Hollandi poiss hakkas seda tüdrukut oma vanaisa surmas süüdistama. Tungis kallale. Õnneks verbaalselt, aga palju ei puudunud. Selline lugu. Hiljem intervjueeris see saksa tüdruk, kes sel ajal Hollandis lavastamist õppis, eraldi Iisraeli ja Palestiina poissi, kes ka mõlemad Hollandis õppisid. Ja avastas isegi nende ühe ja sama lapsepõlve mängumaa. Väga paralleelne elu. Aga ta ei julgenud nüüd kokku lasta. Et nad koos oma lugu rääkida saaksid. Teine teisest ei tea. Ei saanudki teada. Ja sellest on tänapäevani kahju. Ja eriti täna kahju. Sest see on just see, kuhu on tarvis välja jõuda. No ja nii on seda projekti tehtud ja muud kui peamiselt eestlaste päritolu lugudest mõtlemisainet destilleeritud. Mitmeid kordi lavakooli tudengitega, ka magistrantidega. Ja hea on jälgida, kuidas aasta-aastalt muutub enesest mõistetavamaks, et oma eellastest teatakse ja neid teadmisi ei häbeneta, olgu need millised tahes. Teadmine võetakse teadmiseks. Järjest enam leitakse jälgi juba trükisõnast, nii tänasest kui vabariigi algusaastatest. Järjest enam on suguvõsades inimesi, kes on sugupuud hakanud kokku panema ja mis mind eriti rõõmustab, järjest enam on juba tänaste noorte vanemad lindistanud oma vanemaid ja vanavanemaid. Sest see on see, mis hakkab ilmestama kõiki sugupuid, suulised mälupildid ja legendid. Arvan, et eelaste küsitlejad ei ehita oma intervjuusid üles suurte kõiki meid puudutavate küsimuste kaupa, sest inimese elu kulgeb teistmoodi ja seda, mis on kõige tähtsam, tihtipeale ei märgatagi. Neid küsimusi küsin juba mina noorte käest ja nemad siis otsivad jälgi, mida nende eellased, keda sel ajal oli umbes 16, tegid vabadussõja ajal. Mida teise maailmasõja ajal, kes kus pool, kes metsas ja kes mööda maailma laiali. Kuidas neid puudutasid või ei puudutanud küüditamised, kuidas keegi kohanes või ei kohanenud ja mis siis temast sai. Kuidas mäletatakse Balti ketti, öölaulupidusid, tanke teletorni ümber, Ülo Nugise haamrilööki ja nii edasi. Ja siis juba noorte inimeste endi elu, koolilood, esimesed mälupildid. Iga projekt lõpeb esitlusega, alul ühekordsega, nüüd juba astume üles 2-3 korda, sest vanemad tahavad ka kuulda, mis lugu läbi laste ilmutub ja need, kes on ise sama projekti läbi teinud, tahavad näha, mida teevad järgmised. Aga need esitlused ei ole avalikud. Kõige tähtsam on see, kuidas osalejad ise enda üle mõtlema hakkavad ja vaatajad, kuulajad ka. Sest see on tavaline tagasiside. Vaatajad hakkavad nägema oma lugu. Kui palju on mul aega praegu? Kui palju vabalt? 10 minutit veel vabalt. Siis ma võib-olla jõuan. Ma tahan ühe imeliku näite teile tuua, et igast projektist osavõtjatel on mingisugune ühine tunnus. Päris juhuslik valimik näiteks 11 inimesest võib-olla Eesti ajaloost pilti ei anna. Aga kui nad on valitud mingi ühise tunnuse järgi, siis ikka annab küll. Ja ma toon teile näite 11 BFM-i tudengi kogu pildi. Ma ei ole nende käest avalikustamiseks luba küsin, sest ma ei teadnud, et ma seda täna teen. See on anonüümne kokkuvõte selle pärast.
Ja ma pole kunagi ühtegi esitlust niimoodi kokku võtnud, aga ilmselt on nad sarnased. Ja muidugi ma eeldan, et te kõik tunnete Eesti ajalugu, vastasel juhul on raske seda jälgida. Nii siis. Üks hetk. Üks ema, isa peab 1905. aasta rahutuste ajal Karskusseltsis kihutuskõnesid, kritiseerib rikaste eluviisi, nõuab viinapoodide sulgemist ja Eestile autonoomiat. Karistussalklased arreteerivad ta ja viivad Pihkla vanglasse. Üks ema, isa on sündinud Viljandis. 18. aastal elab Sankt-Peterburis ja töötab Putilovi tehases mehaanikuna. Kolib Ukrainasse. Abikaasa töötab lapsehoidjana rikkas peres. Tütre õpingud jäävad Saksa okupatsiooni pärast pooleli. Saksamaale tööjõuks teda ei viida, sest isa käseb metsamarjadega näod ära määrida, nagu oleks ta haige. Tütar jõuab tagasi Eestisse ja sureb Viljandi vanadekodus. Kellegi 4. põlve sugulane on määratud vabadussõjas laiarööpmelise rongi number 6 luuresalka. Ta on 15-aastane, teenib välja Vabaduse Risti 2. liigi 3. järgu teenete märgi, millega kaasneb tasuta maa. Üks vanaisa ei unusta kunagi, kuidas ta 1919. aasta 18. veebruaril 29-aastasena Saaremaal oma vabariigimeelse kooliõpetaja näo püssipäraga segi peksab. Kellegi ema on 39. aasta suvel parajasti Varssavis, kui sakslased Poolat ründavad ning algab teine maailmasõda. 1,5-aastase vanaema esimene mälupilt on sellest, kuidas tema isa 41. aastal minema viiakse. Isa selja tagant alussärk ja träksidega püksid pesemas end pesukausi juures. 3. klassis saab ta pioneeriks ja ei pane seda salli kunagi kaela. Märtsi küüditamise ajal saadetakse koos ema ja vennaga Siberisse. Üks vanaisa on laeval nimega Eesti Rand, mis peaks evakueeruma Kroonlinna. Laev saab Keri saare lähedal 2 pommitabamust. Ta haarab lauajupi, trügib tekile, ronib üle reelingu, hingab sügavalt sisse ja hüppab vette. Vesi tõmbab ta kaasa ning laeva sõukruvi hakib tükkideks. Teine vanaisa tuuakse 27. augustil Tallinna sadamasse. Meeletu mass mehi. Tuul on väga kõva ja meri tormine. Ta näeb ja kuuleb, kuidas laevad miinide otsa sõidavad. Mehed karjuvad, saavad viga, upuvad. Tema jõuab Leningradi alla. Kellegi isa saab mobilisatsioonikutse Punaarmeesse. 42. aasta lõpul liidetakse Eesti laskurkorpusega ja saadetakse Veliki ja Luki alla. Saab üsna lahingu alguses kuuli selga, vaagub pikalt elu ja surma vahel. Määratakse Narva tagavarapolku kirjutajaks. Saab teada, et kodu on märtsi pommitamises hävinud ning noore mõde oma perega Rootsi pagenud. Ta ei kirjuta puruks pommitatud Narvast, sest teab, et kiri loetakse kindlasti kusagil läbi. Ta kirjutab armastuskirju. Sureb vahetult enne Eesti iseseisvumist. Üks 18-aastane vanaema käib õhtuti sõprade juurde kõige otsemad teed risti üle põllu. Jalas siidisukad ja lakkkingad. Ükskord hakkab öösel koju kõndima, järsku lööb taevas helendama pommid. Seal ta siis on, oma sukkade ja lakkkingadega lumes. Heinavaalu alt, heinavaalu alla. 20. september 1944. Tema vanaema vend on 2-mastilise mootorkaljase kapten. Laeva mahub maksimaalselt 270 inimest. Pardal on üle 500. Artur Atson on kõnealuse reisi kohta kirjutanud.
Me kergendame oma lahkumise kurbust petliku lootusega suurte demokraatide kaastundele väikeriigi vastu. Üks 29-aastane naine on Jaagarahu sadamas. On öö, on külm, on väike väsinud kaluripaat. Lisaks veel 6000 saarlast, kellel on külm, hirm ja lootus. Tormine meri on suurem vaenlane kui sakslane või venelane. Ta jätab maha oma 6-aastase poja, kardab, et paat läheb põhja. Ta jõuab Rootsi. Ta ei otsi oma poega enam kunagi. Kergem on mõelda, et poeg on surnud. Teine maailmasõda on lõppenud. 16-aastane vanaema töötab kohaliku täitevkomitee sekretärina. Teel tööle vihisevad korduvalt kuulid üle ta pea. On 1969 ja süvanõukogude aeg. Maardu. Isa on 10-aastane. Maardus ollakse eestlastena vähemuses ning vene poisid annavad tihti kolki. Keemiatehas paiskab oma jäätmed otse merre ja tekitab väävel happevihmasid. Kodumaja aknad on pleekinud kollaseks. Üks vanaema on üliõpilasmalevaga Tšehhoslovakkias. Rahva tänavatel on ingliskeelsed sildid. Russians go home. Nendesse suhtutakse väga halvasti. Peetakse venelasteks. Ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei loe seda lõpuni, aga te saate aru, et 11 inimese lood võivad küll kokku anda vot sellise pildi. Aga mina soovin nüüd jätkata. Jah, selle loo, kogu selle loo viimane lugu, ma ütlen selle ikkagi ka, et mu vanaisa või mu vanaema on Facebookis väga aktiivne. Ta keelati aeg-ajalt ära, sest ta lobiseb liiga palju ja on veidi rassistlik. Selline lugu. Nii. Mu viimased tööd on avalikud ja on seotud teatriga. Ma jätsin Ukraina 2022 Vene nüüd Südalinna teatris ja ma ei jätnud Ukrainat vabal laval raamiproduktsioonina. Sisuliselt ikka seesama, kes ma olen projekt. Vene teatris astuvad üles Ukrainast täiemahulise sõja alguses põgenenud näitlejad, 2 meest ja 1 naine. Vabal laval Ukraina sõjaveteranid, esimeses versioonis 3 meest ja 2 naist, kui me nüüd jätkame, siis 2 meest ja 1 naine. Veteranid astusid üles augustis Narvas Vabaduse festivalil kõrvale hiilijaid, nagu ukrainlased ise neid nimetavad, esinema ei kutsutud Narva. Oleks võinud kutsuda. Sama seismis Iisraeli ja Palestiina tudengitega. Just kõrvuti peaks need inimesi kuulama ja nemad peaksid üksteist kuulama. Muidu ei mõista ja ei hakkagi mõistma. Ja muidugi, Vene teatri lavastuse eest hakati mind süüdistama Kremli jutupunktidest. Punktides. Sisuliselt saaks mind selles samas süüdistada ka veteranide esitluse puhul. Jälle nagu aastal 1982 on ohtlik rääkida, mida mõtled. Minu puhul täpsemalt on ohtlik vahendada, mida inimene tegelikult mõtleb. Põgenejad on Ida-Ukrainast, veteranid läänest, kunagiselt Poola territooriumilt. Keel on mõlemal pool olnud alati Vene-Ukraina segakeel, kus Vene, kus Ukraina poole kaldu. Ja Ida ei mõistnud, miks ühel hetkel vene keelt torpedeerima hakati. Samas hakkasid seni ainult vene keelt praktiseerinud püüdlikult Ukraina keelt rääkima. Vene pommid lõid Ukraina alade elanikud 2 lehte. Oli tarvis ennast määratleda, kes ma olen. Kes Ukrainat ei valinud, lahkusid riigist, osad Vene poole peale, kes endast paremini arvasid lääne abipakettide varju. See suur ajalooline erinevus Ukraina osade vahel ärgitab mõtlema, et kas nüüd on see ajaperiood, kus lõpuks sünnib Ukraina rahvas. Kas me tõesti näeme 21. sajandil rahvuse sündi. Ja siit kohe edasi, aga meie.
millal meie rahvusena sündisime, kas vabadussõja ajal, kuhu ka mehed minna ei tahtnud, enne kui neile maid hakati lubama ja poisikesed läksid. See oli nüüd retooriline küsimus. Oma suguvõsa jälgi ma kuigivõrd ajanud ei ole. Need sugupuud on olemas. Tahaks ja küll, aga alati on midagi muud pooleli. Emapoolsed on maarahvast välja kasvanud, isapoolsed laiali lennanud. Nende järglased ei ole enam eestlased. Kui te küsite nüüd kohe protesteerivalt, et mille järgi ma otsustan, et nemad enam eestlased ei ole, ma otsustan selle järgi, et milline on su armastuse keel. Ja kui su armastuse keel eesti keel ei ole, siis sorry. Naljakas on see, et kaua kiruti 700-aastast orjatööd. Selle raames mõisnik esimese öö õigust. Tänapäeval otsitakse tikutulega kunagisi ohvreid, et leida endast tilkakes sinist verd. DNA-testid aitavad sellest haigusest üle saada. Minu isapoolne legend on selline, et tema emapoolne vanaisa oli mõisnikuga suur sõber ja kirglik kaardimängija. Kui kaotas, pidi ööseks oma naise loovutama. Ja Liisal, minu isa emal, pole selle vastu midagi olnud. Nii arvatakse, et minu vanaema on sellest suhtest pärit ja ta oli ka teistmoodi. Viimati aga Kanadas 90+ vanuses sugulastel külas olles kuulsin, et hoopis nende ema olla see paremast juurest pärit. Minu vanaema ja nende ema vanusevahe on 20 aastat. Mulle DNA-test Saksamaalt veresugulasi ei paku, peamiselt ikkagi Põhjamaad, kuhu on minu arvates alles hiljuti mindud. Austraalia sugulased seda testi teinud ei ole, aga suguluses kahelda ei ole põhjust. Mu isal on 7 last, lapselapsi vähemalt 14 ja enamikul on neist omakorda juba lapsed. Jah, mul on 10 tunde intervjuusid peamiselt oma isapoolsete eellastega, aga ma pole nendega tegelenud. Sellest perest on pärit ka 2 vabadussõjas osalenud ja mu isa ja onu osalesid teises maailmasõjas Saksa poole peal. Genealoogiaga tegelemine on täiskohaga töö. Mul pole selleks aega võtta, ikka mõtlen, et veel ei ole aega, aga see on enesepetmine. Seda aega ei tule. Pealegi tahan ma, et sel tööl oleks alati väljund, kas siis lavastuse või kirjatöö näol, aga praegu ma seda väljundit ette ei kujuta, et milline see võiks või olema peaks. Vanatädi poeg Kanadas tegeleb meie isapoolse sugupuuga, ta on päris kaugele jõudnud ja muu hulgas ajab ta tõsimeeli selle mõisniku jälgi. Mina ei mäleta mõisagi. Ja lõpetuseks, ja nüüd ma jõuangi sellele, miks ma vajan oma viivast 5 minutit. No võt. Üks lugu on mul küll, mille jälgi tahaks ajada, aga ei söanda ette võtta, sellepärast, et ei vea välja. Ja kui keegi täna siia kogunenutest tahaks abikätt ulatada, siis minu meili aadress on karusoo@pirgu.ee PIRGU. Kui me tegime Pirgu ajal lavastust August Oja päevaraamatust, siis meil oligi ainult see päevaraamat. Sel mehel sugulasi ei olnud, ta oli sündinud 1904, aga me hakkasime jälgi ajama ja leidsime nii talle kuulunud esemeid kui ühe 94-aastase vanaproua, kes noore plikana oli temaga Pilistvere rahvamajas ükskord tantsugi löönud. Ja sellest ajast ma tean, et kes iganes siin Eestimaal jälgi on teinud, neid on võimalik üles võtta. Aga see, mida ma ette kardan võtta, on midagi muud. Nimelt, mu sõbra ema on leidlaps. Tema sünniajaks on märgitud 17. veebruar 1920 sünnikohaks Tsarskoje selo. Leitud on ta Petrogradi alt, väga ilusasti riides beebi. Kasupere on optandid, saabusid Eestisse 1922. Ja nüüd DNA-test pakub talle hulganisti 3. ja 4. põlve sugulasi Iisraelist.
No vot, mina loodan, et nende hulgas on kindlasti neid, kes või kelle vanemad on elanud Vene aladel ja lahkunud näiteks siis, kui Venemaalt Iisraeli lahkuda lubati. Kas on võimalik, et kuskil on alles perekonna legend maha jäetud või kaotatud lapsest? Mida teie teeksite, kui teil oleks ülesandeks need jäljed leida? Ja see ei olnud retooriline küsimus. karuso@pirgu.ee. Tänan tähelepanu eest. Lugupeetud Merle Karuso, me väga täname teid selle sisuka ja põhjaliku jutuajamise eest. See ei olnud ju loeng, see oli jutuajamine, vestlus, eks ju. Aga nüüd küsimusi teile on saalist tulemas. On või? Jaa, oota, ma toon selle mikrofoni. No meil oli enne jutu Sirgest, eks ju, ja Habermanist. No mõlemad tegid sarnast asja, aga üks veriselt ja teine võib-olla ideaalides. No nüüd on olnud ühiskontserte Pärt ja Tormis. Pärtis ei ole üldse küsimus. Küsimus on Tormises võib-olla, kui ma ise mäletan, enne Rauaneedmist oli üks film ja ta käest küsiti, et kui Eesti rahvas kaob kuidagi niimoodi mõistu, et mis edasi saab. Ei, sellest ei ole midagi. Ta elab Nõukogude rahvana üheskoos ilusti edasi. Tollal kommunist Aira Kaalgi ütles, et ta sai aru, et mis oli juhtunud. Ja ütles, et no jah, aga kui meie ei elagi, siis vähemalt soomlased, meie sugulasrahvas elab edasi. Ja nüüd ongi see küsimus, et kuidas me peame suhtuma, kas kõikisse ühtemoodi andeks andvalt või teatud ikkagi respektiga. Ma arvan, et me peaksime üksteise lugusid kuulama. No me ei tea, kui palju me seda, mis me tegelikult selle Sirge loost teame. Me ju teame seda, mis on ametlikult nagu lihtsalt publitseeritud ja Nõukogude ajal publitseeritud. Kas need on mingisugused jäljed, mida uskuda või usaldada? Kas me sellest loeme teda välja, kes mis ta inimesena on? Tormist olen ma küll tundnud ja tunnen praegu ka, tema kohta ei ole mul mitte mingisuguseid kahtlusi. Mida kuskil inimene välja võib olnud öelda või kuidas tema konteksti võib olla moonutatud, iial ei tea. Tema ei kuulu, Veljo Tormis ei kuulu nende inimeste hulka, kelle kohta peaks küsima, kuidas temasse suhtuda. Ja Pärt on vist tema õpilane. Mina arvan, et tähtis on neid lugusid teada, tähtis on neid lugusid kõrvutada. Meie ei ole kohtumõistjad. Kui inimene ise oma loos selgusele saab, on tavaliselt tema ise enda üle kõige karmim kohtumõistja, kui ta tõesti seda oma lugu välja räägib. Aga tavaliselt need, kes on milleski süüdi, need ei räägi sellest süüst. See on halb. Nii, kas on veel soovi sõna võtta? Näib, et me võime teid sügava kummardusega tänada. Aitäh. Ei, ma juhtan.